võtame siis ühes korjanduse nagu ikka. Ja minu meelest koguduse liikmetel on väga lihtne maksta, nagu me oleme oma pensioni või palga kätte saanud, panna kohe siia kontole. Siis on asi tehtud ja oma kogemusest ma ütlen, et kui ma seda kohe ära ei tee, siis poole kuu pärast ma mõtlen, et appi, miks mul raha otsas on. Siis tuleb meelde, et ma pole 10 maksnud. Aga praegu on siis, võtame üles oma kaasa toodud ohvrianni, mis me siis võtame iga kord kaasa, kui me koguduse tuleme. See on siis Jumala riigi töö heaks. Aga mulle eelmisesti meeldib ja eelmine kord lugesin ka seda sama kirja kohta. See on see Korintuse teine peatükk või teise Korintuse 9. peatükk. Aga pange tähele, kes kasinasti külvab, see lõikab ka kasinasti. Ja kes rohkesti külvab, see lõikab ka rohkesti. Igaüks andku nõnda, kuidas süda kutsub, mitte kurva meele ega sunniviisil, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Aga Jumal on vägev teile andma kõike armu rohkesti, et teil ikka oleks kõike igati küllaldaselt ning oleksite rikkad iga hea teo tarvis. See tähendab, et igasugune soosing saab külluslikult meie omaks. Ja meil on täielik piisavus kõigis asjus. Aga mul on üks usupalve nii-öelda, mida ma aeg-ajalt palvetan. Ja ma loeks selle ette, see pole väga pikk. Kannatate ära? Jaa. Mina usun oma südames, et Jumal on võimeline mulle andma ülirikkalikult armu, kogu soosingut ja maist õnnistust, nii et mul võiks alati ja igas olukorras olla endal piisavalt, omades küllalt selleks, et mitte vajada teiste abi ning olla varustatud ülikülluslikult igaks heaks teoks ning hea tegevuseks. Ühesõnaga annetuseks. Jumal õnnistab mind, tees mind teistele õnnistuseks. Tõesti on õndsam anda kui võtta. Amen. Amen. Tänu Jeesus, issa me täname selle ohvrianni eest, issa ma tänan igat üksikut, kes andis heast südamest või hea meelega Jumala riigi töö heaks, issa ma õnnistan iga üksikut inimest ja seda raha, mis siin on, et see suureneks, paljuneks Jeesuse nimel, amen. No nii, Anita, ära tõtta, sest nii nagu sa ütled, õndsam on anda kui võtta, siis meil on ka sulle midagi anda. Et täitus sul jälle üks aastake selles elus. Ja seda juhtub ikka korra meiega aastas. Ja koguduse poolt ka, siis meil on väike kingitus ja tahame palvetada ka sinu eest, nii et lihtsalt võtame üks väike hetk ka. Hea Isa taevas, ma tänan sind, et sina oled Anita elu teinud imeliseks selle poole pealt, et sa elad tema elus. Ja ta on võinud sind aastaid ja nüüd juba aastakümneid tundma õppides kogeda ka seda, et tõepoolest sina oled, kes varustad ja kes kannad hoolt. Palume, et Anital ka kõik need järgnevad aastad, mis sa talle kingid, võiksid olla õnnistusrikkad. Isegi väljakutsete sees olles ta võiks tajuda ja kogeda, et sina kannad. Palume, et sa õnnistaksid ka tema sissetulekuid ja väljaminekuid ja annaks taevalikku tarkust ka olla emana veel selles maailmas oma laste ja laste jaoks. Inimene, kes tõesti külvab ja rikastab nende järeltulevate põlvkondade inimeste elu. Issand, tõesti me palume, et ta võiks kogeda sinu armu ja armastust igal uuel päeval. Õnnista tema lähedasi, tema abikaasad, tema lapsi ja lapselapsi. Amen. Et ole väga õnnistatud, Anita. Ja nüüd siis anname sõna Maiule. Hoiame oma
südamed ja kõrvad avatud ja paneme siis tähele, mida sul on täna meile öelda, nii et ole hea. natukene võib-olla pilti ka meile. ja siit. Teil ikka mehed ka majas, naised tunnevad ennast kindlamalt. jah, on küll. Üks teine abistab. Ma olen siit selle kinni praegu. ja panen siit ühed uued slaidid. ja täna on emadepäev. see on selline rõõmus päev minule endale ka. see on perepäev. peredes abikaasad tingivad ikka lilli ja lapsed tingivad lilli ja see on selline rõõmus päev. aga see paneb ka mõtlema teinekord sellistele võib-olla ootamatutele asjadele meie eludes. ka see, et me kõik ei ole emad. ja mis selle emadusega kaasas käib? me ei ole siia mitte üks inimene saanud ilma emata. ilma emata, kes ei oleks sind ilmale toonud. et see on niivõrd sügav asi, kui me seda mõtleme. ja kui me mõtleme ka lapse sünni peale, siis alates sellest, kui laps hakkab ema ihus kasvama, on mõlema elu tegelikult ohus. juba sellest hetkest peale. kui me mõtleme meditsiiniliselt ka selle peale, mõlemad on tegelikult juba siis ohus. aga ikkagi on iga ema tegelikult väga vapper. tänapäeval on see eriti raske, kuna on ahvatlusi väga palju inimestel ja noortel inimestel, noortel neidudel ka on hirm saada emaks. kohe pakutakse välja alternatiive. see on kurb ühest küljest, aga see on elu meie ümber. aga ikkagi on suur rõõm olla ema. see, mis sellega kaasas käib, see on valu, see on rõõm. emad, kes räägivad, et nad kardavad minna seda last ilmale tooma selle valu pärast. ja kui see sündmus on möödas, siis on see kõik ununud. ei ole seda valu, on ainult rõõm. kõik on möödas. see on midagi, mida sõnadesse panna ei saa. ja täna siin, kui me oleme selle väikese armsa kogudusega koos, me saame võib-olla olla sellised, nagu me oleme. ja võib-olla ma palun ka, et see sõnum täna ta puudutaks meie südameid, et me mõtiskleksime ka kõikide nende teemade üle, sest elu ülirohkesti, elu, mida ta endast kujutab, see on niivõrd sügav, et seda ühe päevaga me ei suuda välja rääkida või ära seletada. ja läheksingi siin nüüd edasi. on meil vaimulik sündimine, on olemas ka vaimulikud emad. ja kui me ka vaimulikku sündimist mõtleme, ka see on üks suurimaid imesid üldse, mis Jumal on lasknud inimesel oma osaks saada, kuid ka selles on täpselt samamoodi väga suured ohud. Samamoodi
kui me tuleme usule, on keerulised olukorrad, see sünd, kas see inimene jääb usule, kas ta kasvab suureks, kõik need küsimused. Et seal on nii palju paralleele. Ma usun, et Jumal on lasknudki või ehitanud selle maailma niimoodi üles, me näeksime neid paralleele, mis on meil nii selles maises füüsilises elus, mida me näeme, kui ka selles, mis on vaimulik elu inimeses. Ja ma tahangi rääkida täna 2 emast piiblis. Ma usun, et väga paljudes kogudustes on ka nendest 2 emast juba palju räägitud. Ja võib-olla minu sõnum äkki midagi annab juurde. Ma loodan seda. Ja Eeva kõigepealt. Eeva, kelle Jumal lõi Aadama ühest küljelust ja kelle kohta, kellele Aadam andis nimeks Eeva, see sõna heebrea keeles Havva meenutab ühte sõna, mis tähendab kõigi elavate ema. Eeva on siis kõigi elavate ema. Kui me mõtleme, mida Eeva pidi tundma, kui ta esimese lapse tõi ilmale, mis Jumal ütles sellele inimesele, Aadamale ja Eevale? Aga hea ja kurja tundmise puust ei tohi süüa sel päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Ja kui me ükskord ka rääkisime siin selle kursusel Eevast, et miks siis on naine on nagu ühiskonnas jäänud kuidagi alamasse seisu, siis tegelikkuses, kui me mõtleme, mida Eeva tundis, kui madu tuli teda petma, Eeva, kes ei olnud elu sees enne pettusega kokku puutunud. Me tahame võib-olla Eevat hukka mõista selle eest, et ta võttis selle vilja ja samas küsime, et kus siis Aadam oli, et Aadam teda ei peatanud, sest Aadamal ju oli see otsene suhe Jumalaga. Ta oleks võinud öelda kohe seal samas Jumale. Aga ta võttis Eevalt selle vilja vastu. Et sellepärast siiski on mõlemad vastutavad, mitte ainult Eeva. Aga needus, mis naisele tuli, sinule ma saadan väga palju valu, kui sa lapse ootel oled, sa pead valuga lapsi ilmale tooma, sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle. Ma ei usu, et algselt oli Jumalal selline plaan, et nüüd mees peaks valitsema naise üle sellisel moel, nagu nüüd see ühiskonnas on teinekord nagu esile tulnud. Pigemini on see, et mees on see jõuliselt tugevam pool, kui naine peab olema see vastupidavam ja tal on see teistsugune tugevus. Aga ikkagi, kui Eeva oma esimest last kandis, mis mõtted tal võisid olla? Ta oli ju esimene üldse, kes kandis last niimoodi. Esimene, kes tõi lapse ilmale niimoodi. Me ei kujuta ette, mis tema tundis. Aga ometi on ta kõige elavate ema. Teine ema, kellest ma tahaksin rääkida, on Maarja. Tema on Jeesuse ema. Ja ma usun, et ka temast on väga palju räägitud juba täna. Et ingel tuli Maarja juurde ja ütles, et sina jääd lapse ootele. Ja ingel ütles talle, et rõõmusta, sa armu leidnud, issand on sinuga. Jälle, kuidas selle toeks peab toimuma kõik. Ja ometi ütleb Maarja,
vaata, siin on issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi. Engel läks tema juurest ära. siin on mõningad paralleelid Eevaga, mida Maarja tundis, olgugi, et lapsi oli ilmale toodud juba päris pikalt selleks ajaks samal viisil, aga see oli täiesti erinev, mis temal oli. Millega ta riskis? Ta riskas hülgamisega, kividega surnuks viskamisega, vaesusega, lugupidamatusega tolles aegses ühiskonnas. Selle kõigega ta riskis, kui ta võttis vastu selle, mis ingel temale andis või mis ingel temale pakkus. Kui ta võttis selle vastu, kui väga pidi tema lootma Jumala peale. Samamoodi nagu Eeva, kui väga pidi tema tegelikkuses panema oma usalduse ikkagi Jumala peale. Olgugi, et kui Jumal ütles, et ei tohi süüa hea ja kurja tundmise puust, suhe Jumalaga katkes, side temaga katkes, elu lahkus inimesest. Ometi Jumal ei jätnud inimest, ometi Jumal armastas inimest. Kui me lähme siin edasi, mida Maarja võis tunda? Jeesus lapsena. Kui Jeesus on sünagoogis ja ta räägib kõikide nende tarkade meestega seal ja kõik on imestunud, et Jeesus on nii tark. Ja kui Maarja ja Joosep lähevad Jeesust sünagoogist otsima, siis Jeesus ütleb neile, et kas te ei tea, kus ma pidin siis olema, et ma pidin ju olema oma isa kojas. Mida Maarja siis mõtles, kui ta teada sai, et õigemini see teadmine temas veel rohkem süvenes, et see noormees, see armas poeg, kes tal on veel mingiks muuks ülesandeks siia maailma kutsutud. Et ta on ka nii-öelda teiste oma, mitte ainult tema oma, mitte ainult tema kingitus, vaid ka teistele inimestele kingitus. Olgugi, et ta ei mõistnud kõike, siis Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledas nende üle oma südames. Siis kui Maarja läheb otsima oma poega, kui teenistus oli juba täies hoos, inimesed olid tema ümber, Jeesusel olid jüngrid ümber ja Maarja läheb teda otsima. Ta jälle ei saa aru, mida Jeesus teeb, mis on tema teenistus. Ma usun, et ka tema lootis, et Jeesus tuleb kuningas. See kuningas, kellele pannakse siin maa peal kroon pähe, kes kogu sõjaväega kupatab need roomlased Iisraelist välja. Ja on kuningas, kes valitseb. Ja ta on õiglane kuningas, kes valitseb. Ta ei mõistnud seda, mis oli Jeesuse tegelik kutsumine. Ja kui Maarja läheb teda otsima, siis Jeesus ütleb, kes on mu ema ja vennad? Ja silmitsedes neid, kes istusid ringis ta ümber, ütles ta, ennäe, mu ema ja mu vennad. See, et kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema. Pidi ju minema täide kõik need prohveti kuulutused, mis on Vanas Testamendis kirjas. Ja kui me vaatame Jeesuse elu, siis detailselt läks kõik täppi. Seda ei suuda teha mitte üks inimene. Sellest pidigi läbi paistma see Jumala teekond, jumalik plaan, et inimene ei saa neid asju teha. Jeesus ei oleks saanud oma sündi kuidagi ette planeerida. Ta ei oleks kuidagi saanud oma elu planeerida ette. Ta ei oleks kunagi saanud ka oma surma niimoodi ette planeerida detailselt. See ei oleks olnud võimalik. Ja isegi kui inimestel on need profeteeringud, mis Vanas Testamendis olid kirjutatud, inimestele olid nad kuidagi mõistmatud. Nad ei saanud aru sellest.
isegi selle hetkeni, kui Jeesus tõepoolest läks ristile, löödi risti, isegi siis veel ei saadud aru täielikult sellest kõigest. Isegi kui me inimestena ei saa aru sellest, siis Jumalal on võimalik kõik need profeteeringud, mis ka siiamaani siin piiblis, mis ei ole veel täide läinud, need lähevad täide. Ja nüüd see, kuhu teenistusse Jeesus meid on kutsunud, mida Jeesus on teinud läbi selle oma surma. Ma arvan, et Maarja viimase hetkeni ei suutnud mõista, mida Jeesus teeb. Võttes vastu Jeesus ka nii-öelda risti, nähes tema surma, nähes seda kannatuste teekonda, ma arvan, et ta ei mõistnud seda kõike. Ja isegi kui meie oma laste peale teinekord vaatame, siis me vist ei tea alati, mida nad teevad ja ei taha nõus olla, siis ometi me peame andma nad seda teed käima, mida nemad soovivad. Me peame nad andma vabaks. Ma usun, et Maarja andis oma poja vabaks tegema seda, mis oli Jeesuse kutsumine. Ta on need nii rasked ülesanded, mis on emadele antud. Kõigepealt tuua see laps ilmale ja siis anda ta ära. See on raske teinekord, aga me saame alati anda ära oma lapsed, õnnistades neid, rääkides nende üle häid sõnu, isegi distantsis. Et ka täna, kui oli see palve, et kuidas anda andeks ka oma lastele, see, et nad tahavad käia oma teed, aga ka, et me lastena õpiksime andeks andma oma vanematele, sest me ei tea, mis valikuid on nemad kunagi pidanud tegema. Võib-olla tõesti see hetk, mil nemad on valinud või teinud mingi valiku, võib-olla nendel oligi valida kahe väga halva variandi vahel. Me ei tea seda, me ei ole olnud selle valiku juures. Ja ma loeksin siin ette ka selle kirjakoha 2. Korintusest 3. peatükist. Siin on nüüd Paulus kirjutab sellest nii-öelda teenistusest, kuhu Jeesus on meid juhatanud. Mida Jeesus tegi läbi oma surma? Läbi selle, et ta suri, aga ta tõusis ellu. Ja see, mis on ka meile kristlastena kättesaadav, see ellu tõusmine, elu ja elu ülirohkesti, seda, mida tema tahab meile anda. Et mida see tähendab? Aga kui juba kirjatähtedega kividesse uuristatud surmateenistus sündis kirkuses, nii et Iisraeli lapsed ei suutnud vaadata Moosese palgesse selle kirkuse pärast, mis ometi oli kaduv, kuidas siis vaimuteenistus ei peaks sündima veelgi suuremas kirkuses, kui juba hukkamistuteenistus oli kirkus, siis on õigeks mõistmise teenistus veel palju suurem kirkusel. Ning toona kirgastatu ei olegi praegu enam kirgas selle võrratu kirkuse kõrval. Jah, kui kõrvale jäetav juba oli täis kirkust, kui palju enam on kirkuses see, mis jääb. Emadepäeval mõtleme väga sügavate teemade üle. Eeva oli ema, kes tõi lapsed ilmale. Ta oli kõikide elavate ema ja samas ilma Maarjata ei oleks meil ju Jeesust. Ilma Maarjata
ei oleks seda teenistust, mis piibel siin räägib. See esimene teenistus, mis oli uuristatud kivitahvlitesse ja kui Mooses sellest rääkis, kuidas ta vale hiilgas, siis nähes võib-olla seda, mida Jeesus tegi ja mida Jeesus meile jättes eeskujuna ka. Et see kirkus, mis võib-olla maiselt meie eludes nii väga silma ei paista, kuivõrd see, mis ta vaimumaailmas tähendab. Kui me maises elus peame loobuma, peame andma andeks, et kui suur tähtsus on andeks andmisel. Ei oska seda ette kujutada tegelikult. Et me oleme vabad. See, mida Jeesus tegi, me oleme vabad. Ilma Maarjata, ilma selleta, et ta riskis olla hüljatud oma kihlatu poolt, riskis olla kividega surnuks visatud, riskis selle kõigega, riskis olla põlatud. Ta kõige sellega riskis. Et tänu sellele on meil nüüd see teenistus, mis toimub meie südames. Et meie südames on meie side Jumalaga, see side on jälle taastatud. See, et meis on elu ja elu ülirohkesti. Ja kui tänulikud me peame olema oma vanematele, kes siiski otsustasid meid tuua ilmale, et me oleme siin kõik kokku tulnud. See on nii oluline. Ja usun, et see, millesse meid on kutsutud, see on eriline osa. Ja kui ma ka oma elust räägin, kuidas Jumal on mind muutnud, kui tõepoolest mina tulin Jumala juurde, siis ma usun, et nii mõnigi vaatas, et kas sellest inimesest üldse veel asja saab. Aga Jumal on kasvatanud. See on nüüd see, mida Jumal on teinud minu sees. Ja otse loomulikult on temal veel palju tööd ees. Kohe kindlasti. Ja see on imeline. Seda, mida tema teeb nüüd inimese südames, seda ei ole mitte kunagi, ei suuda teha psühholoogid, ei suuda teha arstid. See on see eesõigus, mis Jeesus Kristus on meie jaoks välja võidelnud. Et meie palume Jumalat, et ta tuleb kohale. Me palume ka oma isa. Isa, muuda meid. Ja kui me siia ka kokku tuleme, ma usun, et meie iga südames on soov näha Jumala ligiolu selliselt, et jah, kõik muutub meie ümber. Me kindlasti soovime seda kõike. Me soovime näha kõike seda, mis toimus Azusa tänavatel. Me soovime seda kõike näha. Ja nagu piibel ütleb. Olevistes. Jah, olevistes. Efata ärkamine. Ja nagu jälle profeteeringud ütlevad, et see kõik on ees. Ja jätkuvalt me palume, et see tuleks esile. Sellepärast me käime siin koos, et näha neid muutusi. See, mis toimub palvekambrites vaikselt, see on üks tähtsamaid asju, mis inimese elus vist toimub. See, kui jumalik muutus sinu sees võtab ära midagi, mida arstid ei suuda. Psühholoogia ja psühhiaatria, need on väga head asjad. Inimesed vajavad abi. Aga meditsiin suudab inimest aidata vaid hinge tasandil, mitte vaimu tasandil.
see on see eriline kirkus, millega igaüks peab isiklikult kokku puutuma. see ongi meie isiklik vaimulik sünd, nagu me igaüks oma sünni juures oleme ju üksi. see side, mis meil on emaga, see on jah, see turvalisuse tunne, aga sa sünnid, et iseseisvalt siin ilmas elada. ja nagu ka vaimulikus sünnis, sa pead ise isiklikult oma taevase isaga suhtlema. meil on vaimulikud emad, vaimulikud isad. Nad on imelised, ka mind on imeliselt aidatud. ilma üksteiseta me ei ole võimelised seda teekonda jätkama. nagu ka sellel pisikesel beebil on vaja kedagi, kes teda toetaks, kaitseks, hoiaks. nii on ka meil, kui me sünnime vaimulikult. meil on vaja kedagi, kes meid hoiaks, kaitseks. ja ometi on taevane isa meie jaoks. see vaimulik ema, vaimulik isa peab juhtima ta sinna isa juurde. et ta ise iseseisvalt saaks isaga käia. ja need on need imed, mis siin elus toimuvad. kui meie pilk on ainult selle peal, mis me väliselt näeme, nende nähtavate ja katsutavate asjade peal, jääb meil väga-väga suur ja oluline osa elust elamata. ja selle on Jeesus tegelikult meile välja võidelnud, et meie saame suhelda oma taevase isaga nagu isaga. aga emadepäeval on sellised tõotussõnad. sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille issand su jumal sulle annab. see on ju Vana Testament, ma mõtlen, et me ei ela ju Vana Testamendi järgi. ja ometi Paulus ütleb Efesuse kirjas 6.2 ja 6.3. austa oma isa ja ema, see on esimene käsusõna tõotusega. ja tõotus on selline, et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal. see on üks väga oluline asi, austada oma ema, teda, kes on sind ilmale toonud. hoolimata sellest, et ta võib-olla, et ei ole nii mõnigi kord saanud teha neid valikuid, mis mulle meeldiks. aga ta tegi ikkagi selle valiku, et ma saan näha oma silmadega maailma, mida Jumal on loonud. ma saan käia siin selles maailmas, ma saan tunda emotsioone, saan tunda armastust. ma saan olla koos selle kogudusega siin. see on imeline. ta on teinud selle otsuse. ja tõepoolest õnnistan igat ema praegu Jeesuse nimel. ükskõik, mis olukorras keegi meist on. ükskõik, kus ka see ema peaks olema. ükskõik, kas ta on tuttavaks saanud taevase isaga või mitte. ma õnnistan praegu neid emasid. ma tõepoolest soovin, et püha vaim puudutaks nende südameid selle suure teo eest, mis nad on teinud. nagu ma alguses ka rääkisin, et tänapäeval on neid ahvatlusi nii palju ja noored inimesed väga-väga mõtlevad ennem, kui nad otsustavad üldse peret luua. ja see on tõepoolest üks väga-väga suur ohver, mida ema on teinud, seades ohtu oma elu, tuues siis esile uus elu. ja võib-olla lõpuks ma palvetaksingi kõikide nende emade pärast ja
oleme koos palves emade pärast. isa, ma tänan sind. ma tänan selle tänase õhtu eest. isa, ma tänan sind igaühe eest, kes on täna siia kokku tulnud. issand, ma palun, et sa puudutaksid meie südameid oma püha vaimu läbi. issand, ma palun, et sa puudutaksid iga ema südant ka, nii siin Muhumaal kui kogu Eestimaal. issand, puuduta oma vaimu läbi neid emasid, tõsta nad üles, ükskõik mis olukorras nad on. issand, me õnnistame neid emasid Jeesuse Kristuse nimel. issand, me ülistame sinu nime, issand, me ülistame sind. tänu ja kiitus sulle, issand. tänu ja kiitus sulle, issand. ja tõesti, kui me nii mõnigi kord oleme murtud sinu ees, issand, siis sinu sõna ütleb. puruks löödud südant ja murtud, rusjutud pilliroogu ei põlga sina ära, issand. ja tuleme niimoodi sinu ette, issand, paludes sind ka selle Muhu saare pärast, issand. paludes selle koguduse pärast siin, issand. et meie silmad ei oleks nii väga selle välise peal, issand, aga et meie silmad oleksid sinu peal, sinu armu peal, sinu suuruse peal, issand. et tõesti me paluksime sind siia selle koha peale, sinu valgust, sinu suurust, sinu vabastust, issand. see, mida sina oled meile kinkinud, vabaduse. vabaduseks oled sina meid vabastanud, issand. tänu ja kiitus sulle, issand. me ülistame sinu nime, Jeesus Kristus, selle kõige eest, mida sa oled meie jaoks välja võidelnud. tänu ja kiitus sulle, issand. Aamen. ma tänan. Jaa. Suur tänu nende jagatud mõtete eest, Maiuga, ja kui mõelda tõesti Maarjale ja Eevale, siis ma imestan seda emade vastupidavust ja vaprust, et tegelikult mõlemal emal oli raske hetk, eks ole. Aabel ja Kain, üks mõrvab teise, siis vaadata, kuidas su oma poeg risti lüüakse, noh, ega need ei ole kerged hetked. Aga kuidagi Jumala arm on, ma vaatan, emadele andnud mingi erilise tugevuse ka. Ja kui vaadata täna kogudusi, siis midagi ei ole teha. Ikka on neid emasid rohkem kui isasid kogudustes. Ja küllap seal on oma selline saladus ka, miks emad on tugevamad, et eks võimalik, et nende lootus ja avatus Jumala suhtes on ka kuidagi avatum kui meestel, aga mitte muidugi alati nii, et aga Jumal kuidagi jah, neid emasid kannab läbi ka läbi raskete olukordade. Nii et Eeva ja Maarja on jah, ühed nendest naistest, ja emadest, kes pidid tulema läbi raskete katsumustega, aga Jumala abiga said nad hakkama. Tõuseme ja laulame lõpetuseks ka laulu siit meie laulikutest ja alguses nimetasin, et laul 40, see peaks olema siis kuningas, Kristus on kuningas. Meile ka enamusele vist tuttav. Kuningas, Kristus on kuningas, au ja kiitus ja tänu toogem tal koos. Taevane, püha ja tõeline, armastan sind, mu elujõud, rõõmude rõõm. Laulge kõik, ülim on tõesti nimi Jeesus,
au, kuningas Jeesus oled vaid sa. Kuningas, Kristus on kuningas, suurid meest, palud meest, õnnistad meid. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud emadepäev.